Tänane video on džunglielust. Me ei elanud küll päris džunglis, selles mõttes, et ümberringi on küla, ümberringi on majad, aga nende vahel on väga selline vihmametsalaadne. No ikkagi mets, tihe mets ja nagu võsa või tähendab, sinna ei saa niimoodi sisse tungida. Et kui me ronime siia Mäkke, me saame siin külateed pidama näkka, siis me tegelikult näeme, et kaugel on meri, aga seal vahepeal on ikkagi kõik täiesti roheline. Et selles mõttes, et seal ei ole nagu maju näha isegi on ju, et kõik on ainult puud. No, mis häirib siis džunglis? Mis on nagu plussid või mis on miinused või? Mis häirib kõige rohkem? No ilus on, aga väga lärmakas on. Et mina, me oleme nagu kuidagi praegu päeval on vaiksem kusjuures, aga öösel läheb lahti lihtsalt. Ja siis veel külahääled. Jah, külahääled pluss džunglielu. Külahääled on siis kuked, mis hakkavad kirema juba kuskil kell 2 öösel, mitte nagu Eesti kuked, kes hakkavad võib-olla hiljem. Sead, haned vist, ma arvan, siis templite ja mošeede hääled, mis kostuvad küll kaugelt, aga sa neid kuuled. Konnad. No see jah, ja siis džunglielust lisandavad konnad. Lihtsalt mõni päev tuleb eile öösel, näiteks tuli konnad, et kui sa lamad, ma ei ole kõige parem uinuja, et siis kui lamad pimedasse, siis üritad kujutleda ette, et millised konnad need on, kui palju neid on, kui lähedal nad on. Ja linnud ka veel. Linnud, igasugused putukad nagu ritsikad või sellised, kes teevad hääli. Kekod teevad väga kõva häält kusjuures. Kekod teevad 3 tüüpi häält. Üks on selline tsk nagu sabaga liigutamine, seda teevad väiksemad kekod. Siis üks keko elab meil siin voodi taga. See hirnub aegalt. Tema niimoodi itsitab pihku niimoodi vaikselt niimoodi. Ja kõige hullemalt teevad suuremad kekod. Need teevad, see hääl, mida nad teevad, meie nimetamegi seda, nad ütlevad, et nende nimi on keko. Nad ütlevad, see hääl on umbes selline. Kekko. Ükskord oli meil vannitoas, siis me üritasime, aga lindistada seda väga ei saa, sest nad teevad 3 korda. Ja 3-5 korda ja siis nad lõpetavad, aga nad teevad seda väga valjult kusjuures. Ja siis lisaks on need asjad, mis kukuvad alla puude otsast. Meil on siin mingi pomelisarnane see ja me tõesti mõtlesime, mis asi see alla kukkus. Olime siin Miikaga vaatasime, sina olid toas. 2 suurt seda, nad on sellised viljad ja lihtsalt... nagu kookosvähkid. Ja täna hommikul kukkus palmileht. Oks nagu otsustas või suur palmileht hiiglasti kukkus maal alla ja see oli ka nii sellise müraga. Ja üldse kas sa kujutad ette, kui sa oled Eestis on ju ja on puud ümberringi. Kas kunagi tuleb sul meelde selline seik, et puuleht on alla kukkunud? Siin, kui puulehed kukuvad, nad on hiiglaslikud esiteks ja kui nad kukuvad sellise matsuga, et alati sa nagu keerad peale, et mis juhtus on ja mis seal toimub. Nii et... Kusjuures kookospähvit me ei ole veel näinud kukkumas, aga ma iga kord, kui ma duši all olen, meil on duši see koht on nagu lahti, et sealt saab tähis taevast vaadata ja muidu väga tore. Aga ükskord nüüd ma pesin pead, siis ma vaatan täpselt seal kohal on, meil ongi Coco Garden on see nimi ja et ma mõtlesin, kuna see kookospähkel siis alla kukub ja loodetavasti mitte pähe. Aga lisaks helidele siis elamine Pali saarel ja eriti siin poolel, nüüd kus me oleme siin džunglis, see tähendab seda, et väga palju sellest loodusest kipub ka tulema sinu juurde tuppa või sisse. Kusjuures need esimesed majutused, mis olid linnas, seal oli hullem olukord või sipelgatega, siin ei ole isegi nii hull. Üldse soojades riikides, ma ei saa öelda, mul on foobia, kuid ma ei armasta väga putukaid ja eriti sipelgaid millegi pärast. See on mul ei olnud lapsepõlvest saadik. Aga ma võin öelda, kui teil on ka kellelgi selline foobia, siis ma soovitan minna soojamatesse riikidesse, sest lihtsalt siin paneks olukorda, kus sa ei saa selle peale eriti enam närvi minna, sest põhimõtteliselt mingi sipelgas roomab mööda su keha, su lauda, su riideid, su taldrikut kogu aeg. Ja need on väiksed sipelgad enamasti, hästi väiksed, sellised, mida me Eestis nimetame vist nagu vaaro sipelgadeks. Siis on sellised keskmised, on hästi suured sipelgad, lendavad sipelgad, igasugused sipelgad. Ja lihtsalt mingi hetk sa harjud nendega nii ära, et sul lihtsalt on nagu savi. Lihtsalt, kui sa tunned, keegi roomab, sa teed midagi sellist, on ju ajad ära ja ongi kõik. Ja vaat seal nendest linna omades oli sellist teises majutuses oli ikka väga palju sipelgaid. No seal Ubudis oligi, sipelgad ka hammustasid tegelikult ikkagi. Siin nagu seda ei ole, siin seda probleemi ei ole, aga siin on selle asjal hästi palju 100-jalgseid. Jah, me ei tea, kas nad on nüüd 100-jalgsed või on nad sellised nagu päevakoerad? Ei, aga nad ei ole päevakoerad, nad ei ole karvased, nad on ikkagi koorikuga. Okei, ja nad on koorikuga.
ja neid on hästi palju, kui me räägime, neid on isegi siin hoovis meil sadu, aga kui sa kõnnid mööda neid külateid, ma kogu aeg üritan vaadata, et ma ei astuks kellegile peale, kuid see on tegelikult suht võimatu. Ja kui sa kuuled sellist krõbisevat küpsise häält, siis oled Nad ei ole suured, nad on mingi 3-4 sentimeetrit. Ja, aga neid on väga palju. Neid on palju. Ja vihmaga, eriti meil oligi 2 päeva vihma, siis tuli neid väga palju ja ma lihtsalt, nad olid juba siin, muidu nad on muru peal, aga siis juba, leht just kukkus. Siis meil siin sahtlis elab, köögisahtlis elab üks prussakas, kes tegelikult elabki selles sahtlis ja Oliiviga kord, kui teeb sahtli lahti, karjatab, aga tegelikult see on tema kodu. Tema karjatab ka, ma arvan, sest tema lihtsalt elab seal. Siis meil oli ubuudis oli, seda me ei liialdas, selline ämblik oli, ikka selline 10 cm ämblik oli vannitoas ja isegi mitu korda. See oli ebameeldiv ja ma ei teadnud, mida teha, siis me kutsusime algul, ma mõtlesin, äkki ta on mürgine. Aga siis tuli perenaine ja ütles, ei, see ei ole mürgine, siis tõi luua ja pani kappis selle ämbliku ära. Aga tegelikult me üritasime neid lihtsalt ära ajada, aga nad on väga kiired ja nagu ega mega suured. Sa veeotsikuga? Ma väikse selle voolikuga üritasin ühte seal ära ajada. Siis maad, siin ei ole madusid näinud, kindlasti nad on siin olemas, aga me nägime ubuudis 2 korda, sest meie nägime 1 kord ja Miika nägi veel hoovis ja see oli selline meetrine madu, kes pani lihtsalt, me sõime, ta oli nagu meest 5 meetri kaugusel, pani mööda muru. Aga see vist ei ole tavapärane, sest see perenaine ütles, et ta oli väga üllatunud, ta ütles, et just tema hoovis oli see tegelikult ja täitsa päisepäeva ajal valges. Ta väga kiiresti küll liikus, nii et hetkega võib-olla ei oleks näinud, aga see perenaine ütles, et et ämblik ei pea kartma, aga madusid küll kartke, aga ma arvan, et siin me ei ole näinud. Siin ei ole näinud. Siis, nii, kes veel? Eile ma ajasin seda prussakat mööda Miika tuba ja nad on nii kiired, et see ei ole selline prussakas, kes nagu elab kodus, see on džunglist tulnud ja lihtsalt oli siin ära eksinud ja siis me teda sealt ajasime ära. Aga kes nagu normaalselt on, kes peaks olema ka meie sõbrad, on kekod ja neid me muidugi ei karda üldse, neid tuleb siis hästi palju õhtuti välja ja mõned elavad ka toas. Miks nad sõbrad on, siis me eeldame, et nad söövad neid putukaid. Nad oleme näinud ka, et ja pluss nad on väga osavad, et nad ei kuku kuskile, kui mingi sipelgas ronib või see, need saejalgsed ka võib-olla ronivad su peale, siis keko kunagi ei roni, et nad on hästi kiired ja nad ei kuku alla ka või nad siin laes. Kuigi me ühte kekot nägime, me olime ühe templi juures ja üks tüüp oli seal ja ta üritas hüpata puu peale ja see ei õnnestunud tal, ta kukkus lihtsalt platsti maha. Aga kui siin läheb niiskeks, sest džunglis, meil oli 2 päeva vihmasadu ja siis tegelikult kõik läheb niiskeks. Ja Olivia eile siis kuivatas, läks käis duši alla ja kuivatas oma nägu ja kes sul oli käterigi sees? See oli see väike vihmauss või see, ta on selline peenike, aga lihtsalt nüüd ma alati kontrollin käterette, et ma ei kuivataks selle ussiga. Nii et ta kuivatas selle ussiga? Aga ta oli, ta ei läinud mulle nägu vastu, ma nägin teda seal hiljem. Ma arvasin, ta läks su ka vastu keha? Ei, ta ei läinud kohe, aga lihtsalt ta oli ennast sinna froteerätik ja kiudude vahele ja siis ma seal oma nende pinsettidega üritasin teda, aga siis te juba kuulsite, et ma kiljusin seal. Jaa, me kuulsime seda kiljumist. Nii, kes veel? Kusjuures minul oli varem nagu selline putukafoobia suurem. Nüüd on see kõik nagu talle. Mina olen juba nii, lihtsalt nagu mingi asi jälle siin roomab mööda mind, vahet ei ole. Aga Olivia on kuidagi muutunud pirtsakaks nende suhtes. See ei ole meeldiv. Ei ole meeldiv, jah. Nii, ja kes veel oota? Meil on veel siin mingid tegelasi olnud. Liblikad on ilusad, neid võiks rohkem olla, need on suured ja hästi kenad, aga need... Nahkhiired muidugi lendavad meil kogu aeg siin, nad püüavad siin ka igasuguseid tegelasi, öösel on siin selle nahkhiire pidu. Ja need ninasarvikud või need, kes on need suured putukad, ka kõva koorikuga. Nad on väga kohmakad näiteks, nemad kukuvad alati selili ja siis me aitame neid püsti. Nad on suured, et kui nad lendavad, siis on see nagu mesilane, aga ta on selline... ka nagu mingi peaaegu 10 centimeetrit on see tal tiibade ulatus. Jah. Nüüd on ka džungel on nagu džungel, et... Aga sääski on vähe, mida meie arvasime, et peab hullult seda sääse moskiitokaitset, aga ei, neid on nagu kõige vähem üldse. Tõesti, jah. Sääski, ma ei tea, kui võib-olla üks on päevas näed, on ju. Ja meil on, siin on meil muidugi vooditel sääsevõrgud. Sääskide vastu nagu ei olegi väga vaja, aga teiste putukate eest on võib-olla hea. Sest hommikul, kui märkasime, meil üks suuremat sorti mesilane oli toas, kes läbi selle võrgu ei saanud siis. Ei, see võrgud on väga head, et katus on, või baldahiin on nagu seal voodi kohal.
no vot selline on džunglielu, nii et te kunagi tulete, siis need inimesed, kes kardavad, siis nad teavad, võiksite teada. Et see mingis mõttes ka nagu ravi sinu hirmudele, et jah, midagi veel öelda head džungli kohta. Ma ei tea, see ei ole džungliloom, aga kass meil käib ka siin. Kass meil käib, et ei ole džungli, ta on naabri kass. Tema käib öösel söömas meie mingit lasanjit või seda. Ei, no aga seal ongi, jah, vaat see ongi jälle hääled, et meil tundus, et inimene on kindlasti siin, kõnnib, kuigi tegelikult need olid kass koos nende lehtede kukkumisega. Et täpselt selline tunne nagu plätudega keegi astub, aga tegelikult need on need templipuulehed, mis kukuvad lihtsalt terrassile. Üks rott oli ka meil siin hoovis. Kukkus basseini veel, aga isa ronis välja ja pani minema edasi. Kass ja rott ei kohtunud? Ei kohtunud kahjuks. Kass püüdis kekod ja sõi ära vaese keko ja nägime. Aga kass tahtis ka süüa. Spagetisid sain meiega, ma unustasin millegi pärast välja spagetid ja siis ta oli siin tulnud. No igatahes džunglielu soovitame, et vahelduseks on väga huvitav, et ma väga pikalt vist ei taha ikkagi, et just lugesin, keegi korraldas mingit siin reise kuskil Amazonades metsadesse, et seal olidki nagu need punktid, et elad hüttis ja kuuled, mis hullud helid tulevad džunglist. See on päris intensiivne, on ju, et ja see ei ole küll isegi päris ja eriti pimedas, et praegu see päike peletab kõik ära, kõik on suht vaikne, on ju, päeval on ta küll rahulik, aga öösel kõik tuleb peale, nagu see ronivad välja ja like, subscribe, tšau.